Suri näitleja Eri Kruus. Elu ongi raske, rääkis teatrilavalt tagasi tõmbunud Eri Kruus, 62, 3 aastat tagasi Naistelehele. Tuleb see kuidagi rõõmsaks ja kergeks teha? Ma ei tea. Ma ise pole nii väga lustilik inimene, aga ka mitte ahastaja. Eks aeg on lihvinud ülearused mõttetud emotsioonid maha. 25 aastat oma elust teatrile andnud mees tunnistas Õhtulehele 2010 aastal, et jõud sai lihtsalt otsa ning siis tuli kunstitempli uks enda järel sulgeda. Oli vaja aeg maha võtta. Kui sa seda ise ei tee, võtab aeg sinu maha. Viimastel aastatel võtsin ma valimatult vastu kõik tööd. Sinna läksid kõik ööd, päevad ja puhkused. Lõpus väsisin ma väga ära, kuigi nii palju artist olen ma ikka, et võin teeselda, et olen kihvt ja vägev. Aga kaua sa ikka teeskled? Ühel hetkel lihtsalt enam ei jaksa ning mootor hakkab tagurpidi käima. Aga ega ma siis teatrile pole lõplikult selga pööranud. Tõsi, aastal 2022 oli ta taas teatrilaval. Üllar Saaremäe lavastuses Liblikas. Mängisin müstilist tegelast Hallikoera Estonia teatri algusaegade tumedamat poolt. Teatrikriitik Pille-Riin Purje nimetas toda halli ka surmakutsariks ja kirjutas arvustuses: Eri Kruusi hall koer hilib hääletu tumeda varjuna ringi, komberdab kui vintske sõjainvaliid, kuni oma uriseva vimma monoloogiks paiskab. 1962 aastal Elvas sündinud Ruus lõpetas 1982. aasta Viljandi kultuurikooli, tänase Tartu Likooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Aastatel 1985–1995 töötas Ruus Rakvere teatris, aastatel 1995–1996 Endla teatris ja 1996–2006 taas Rakvere teatris. Hiljem töötas vabakutselise näitlejana.